hakkame see jamaga pihta, et 2025 teine kalastusvideo, ei ole esimene. Mul on esimene kalavideo, sest kõik vaatajad teavad, et talvel Mihkel magab. Viimane kord käisin kalal oktoobris ja ma ei ole selle üle üldse kurb. Et selles mõttes, et see talv, mis oli, see oli ka selline talv, et ilmselt paljud ei saanud väga tihti peale, nii et... Jah, mina käisin ühe korra ja käisin Peipsi peal ja see ongi kõik selle talve jääkalastamist. Ühesõnaga, tere tulemast Helsingisse ja täna me lähme püüame siiga. Ja, nagu näete, siis natuke on veel jääd järel, selle me lõhume siit kohe ära ja vaatame, kas seal on ainult vaba vesi või on seal ka jääd. Ja kas kala on... See on teema omaette. See on teema omaette, sest eile ma natuke kolasin interneti avarustes, otsisin siia pilte. Neid leidsin 2 tükki, kõik mõlemad olid jää pealt püütud. Nii et suurt lootust ei ole, et te siin kala näete, aga meid näete ja siis kaamera taga on Taavi. Nii et hooaeg alaku. Jah, ja täna meil ei ole voovaga, täna me oleme boosteriga. Laenupaat. Et lähme vaatame. Kuidas nende laenu asjadega oli siis? Viimane kord, kui ma sellega siin käisin, siis oli see, et see tahtis põhja minna. See on see sama või? Jah. Võtab vett tagant sisse ja ma arvan, et seda ei ole korda tehtud, et täna tuleb põnev päev. Oota, ma toon autost vesti. Eiki kurtis, et paati läheb plaani, siis kõige suurem mees saadeti ette. Vaatame, kas nüüd läheb. Talvel kogutud rasvast kasu ka. Üks asi, mis nende aastate jooksul on nagu selgeks saanud, et Heikile meeldib rämedalt paadiga jääd lõhkuda. Et mehel läheb ikka silm särama, kui kuskil on jääd, siuke korralik pank ja nüüd me lihtsalt lükkame seda. Kuigi tegelikult me olemegi siia püüdad ütlevad, et meil on rämedalt hiljaks jäänud, sest kell on 8:30 saanud hommikul. Tegelikult ilmselt fanatid oleksid siin juba hakkaksid asju kokku pakkima. Aga me oleme siia jõudnud ja selleks, et lükata mingisugust jääkamakat sinna Eesti poole. Selle lükkame sinna ära, siis hakkame päriselt püüdma ka. Nõnda, mul on teile hea uudis ja halb uudis. Kõigepealt ma räägin hea uudis ära. Hea uudis on see, et päike paistab, tuult ei ole. Siin oli ennem jää ees, selle me lammutasime ära. Kõik on ideaalne. Halb uudis on see, et kui te lähete usse ostma poest, siis alati tehke see gaas lahti, vaadake sisse, mis toimub. Sellepärast, et mul on kogemusi, et need võivad olla natukene pahaks läinud. Aga siis meil on siin kapten, kes käis eile poes, võttis selle ussi ostmise enda peale ja selle mehel pole kogemusi. Vaadake siia. Esimene karp. Teine karp. Nuusutame. See on nagu surströmming. Kuule, saad 20, kui maitsed. Liiga vähe. 50. Oota nüüd. Tõmbad sisse nagu makaronid. Nagu... Ma ei tea, äkki sealt põhjalt peab proovima. Hui. Peab karaapima millegi oksaga. Sõrmega küll sinna sisse ei lähe. Niimoodi. Kõik need ussi, mis ma elu jooksul olen ostnud, ühtegi korda pole olnud tapuks ja nüüd on fucking 2 pakki. No siin, kui on, siis all on. Peal on ikka päris rõve. Selline vedelraam. Vaada. Ai, see on see... No mõni liigutab. See nagu vist liigutab või? Juhke pikk resk. Suurnud. Kahju, et video ei edasta lõhna. Siin on siuke valmis lõhn. Need on tere jumala surnud kõiki.
saab otsa panna küll, aga nagu rõve. Ma arvan, nad ei püsi seal otsas, nad on nii vedelad. jah. Tere tulemast kalale. Siin ei ole ju mitte midagi, nüüd on täiesti ju tühja liigutud nagu seda mulda. Ja aga ma ei tea, noh. Võib ju panna otsa vaadata, kas siik sööb seda strömmi, aga ma kardan, et nad ei püsi otsas, nad on nii suht vedelad. Oota, ma vaatan seda teise ka läbi, mis siin ikka. Päikese käes veel võib-olla tõmbavad kokku ka, siis püsib otsas. Hästi. Palju maksis karp? 6 või 7 euri. 6 euri vist, jah, 5,90 oli. Hästi kulutatud 12 euri. Ma kirjutan praegu Motonetile kirja, et kas neil on nagu see kuradi tootel garantii ka, et toovad mulle siis saare peale ka või ei too. No... Saad aru, need ei üte ükski, need on kõik surnud. Ei, no see on ju põhimõtteliselt ahelreaktsioon, et keegi ei taha seal elada, kui kõik on ümberringi surnud. Ja mis ma oskan öelda? Püütud? Mina ei viitsi aasta on küll hästi alanud. Ma panin just lipsu otsa. Ei, tegelikult ma proovin ikka ära. Ma panen mingisuguse raipe sinna otsa ja vaatan, kuidas töötab. Aga seiki samal ajal saab panna paadile hääled sisse, tõmmata prismasse. Prisma on lahti. Võib-olla selleks ajaks, kui see kohale jõuad, on juba Motonet ka lahti. Jah. Ei, mina testin ära. No ei ole ju. See on Eiki. See on Taavi oma vist. Ei ole, minul ei ole sükest Eiki valmis. On või? Sulle ma küll ussi otsa ei pane. Pane. Ei pane. Sa keerasid meile sellise käru, nii et sa ei saa täna püüda. Lillemuld. Ei, päris sitke on nahk veel. Ei, see ei lähe sissegi. See on siuke. See ei ole võib-olla kõige parem uss. Nad on kõik nagu kuskilt nagu mädad. Nad on täiesti surnud. Tea, tuleb mingi pundar otsa ajada siis. Jah. No, viske sisse siis, mis seal ikka. Läheb. Võib-olla siia ta on nii näljased, et see aasta keegi pole neid toitnud, siis soovib see ka. No nii, nüüd kus meil on siia õnged nagu sisse pandud nende mädandussidega ja siis ma võtsin vahepeal, et Mihkel rääkis, et võtame grilli kaasa. Mina ütlesin, et ei võta, aga ma võtsin salaja ikkagist meile natukese vorsti ja vorsti küpsutamiseks meil on tuld vaja. Ja kuna meist keegi suitsu ei tee, Jacksi meil ei ole, siis Mihkli kohvrist me leidsime siuksed asjad. Ja nüüd vaatame, kuidas meil siis tule tegemine õnnestub, et ma käisin siit metsast, kraapisin natukese kuiva materjali kokku. Proovime seda siia kraapida. Liiga kiiresti ei tohi kraapida, muidu läheb põlema. Nagu praegult. Ja, juba läks. Maru äkiline värk on siuke. Siuke tunne nagu oleks ennengi teinud. See längi. Kasetohu peal on hea vorsti küll. Tuleb väike maitseefekt tuleb juurde. No meie eesmärk oli tuli üles saada ja siis meil on siin natukese materjali ka, mis nagu põleb metsalt siit kokku korjatud kuiva. Teeme siia väikse tulekese ja hakkame grillima. Ühesõnaga, muretsege endale need asjad, ma ei tea, mis need asjade nimid on. Kirjutage kommentaaridesse, mis asjad need on. Saame meie ka teada. Kurat, see läheb juba täitsa käest ära, see meie tuli siin. Valmis. Valmis. On otsas juba. Jaa.
ja kas on nii, et pime kana leiab ka tera või kuidas seda on? Tuleb siit jääpanga vahelt. Ilus või? Jaa, poiss. Igav, oi, tuleb seal jää alla. Vahi raisk. Vahi. Kala ju. No nii. Vahi. Siig. Päris kuradi täitsa siia moodi. No nii, nüüd ei pea konksu ka ära võtma. Jah. High five! Tõid kuradi ma tulest välja. Vasta neid tulest. On kala. Suu on nii väike siin. Ei mahu pöial suhu. Ei mahu, jah. Niimoodi läigib, et ulme. Ega siia ei ole alammõõtu või on või? Ei ole. Siis see on normaalne siik. See on normaalne siigi. Eiki ütles, kui kapten ütles, siis võtame ära. Siit saab vähemalt 400 peale küll ju soolalõhet. Või seda minu jaoks lõhe. Lõheline ta on. Jah. Nii et. Siis midagi, paneme mädandussi juurde ja läheb jälle või? Jaa. Ma viskan kohe tagasi, sest see on parvekala ja kui seal oli üks, siis see näeb seda, et seal on veel. Sellele Heiki teeb ära. Heikil meeldib neid tappa. No võt, Taavi. Kuidas emotsioonid on? Ei no hea on, vähemalt saime kala ju videosse. Peab vist ikka omale ka lipsu külge siduma. Teise õnge ka sisse paneme enne. Sealt poolt tulevad sisse. Ma ütlesin, ma nägin ennem seal sulpsuna. Käis pinnas? Käis pinnas, jah. No need kuivavad siin vaikselt, jah. Siin on meie lõke. Siin on mädanud vihmausside kollektsioon. Ja miks midagi, Taavi hakkab ka asju otsa panema. Ja Mihkel paneb ka ridva sisse. Ma panen ühe värskema haisva ussi otsa siia. Rohkem haisva? Jah. See on juba liiga pestud sulle. See on suke veits rebal, jah? Jää ei ole või? Jää, kalan. Kalan. Päeva teine kala. Vanameister Mihkel. No sul polegi vaja käia, kui ainult nagu kõik mõned korrad aastas ja kala tuleb. Ei ole. Ei ole või? Ei. Pääses minema või? Jah. No tuleb ju. Sess ei ole. Kala on küljes. Ei ole ju. Väikene, hästi väikene. Ei ole või? Ise sa oled See on kala. tina. Liiga vara ju. No jah. Kannatust ei olnud jah? Ei no siin sõbrad ütlesid, et tõmba. Ma tõmbasin. Liiga vara. Nüüd sa võid tõmmata lestast. Oleks võinud lasta. Hoida, kas see laseb mingi jäätüki sisse ka või? Nii. Oleks võinud lasta süüa, jah? Palju meil ritvasid kaasa läheb? Tahame näha. Maru lähedal. 225 jammu ja Honda. Ilmselgelt kohalik. Lõks oli jäätükiga ära nüüd. Ja. Ui, siin tuleb. Siin tuleb kordalega. Ja vise. Kaugele viskasid? 37 meetrit. Natuke rohkem. 44. Aga sul on alati mingi 44 või? Jah. Mul on alati 37. Ma vaatasin, see ritt seal liikus, aga see jää vist retsib seda roosat ritva seal. Ma ei tea, kelle oma see roosa ritt on muidugi, aga... Pinki Paholainen. No nii, aega läks, aga... Asja sai. Lõpuks tuli mul ka ära. Väikene, jõudsin ka. Mihkel tuleb kuredi, võttis tapmisvahendid saada. Mul on jah, malakas valmis too siia. Ja ma käisin metsakuiva otsimas ja selline kolistamine hakkas pihta.
Läheb külje peal reis. Merikas, no nüüd on küll merikas, ilus ju. Siigapoigane. 2 kilo on siiga. See on ilus ju. Sama suur kui Mihkel ju. Ei ole, suurem on see. No nii. Siia moodi juba. No võt. Tubli. Ja näe, ei ole vaja mingeid kallid asju. Roosa riduaega tuleb kalapüüda. Mihkel, sul on see, on täiesti jää vahel kinni. On või? Teeme pilti. Tehke pilt ja kõik alalõuast. Ai, see on ikka neelus. Minul ei ole kellukest küljes, ma siis lähen vaatan kahti, et seal kaugemal kas on ära vedanud või ei ole ära vedanud. Äkki on lõdvaks lasnud. Ei ole. Aga no midagi tuleb. Ära filmi, kala on üle 1000 kurat. Käis lõkkes. Käis küll. Niimoodi ups, keerad ja läks veel sügavamale. Selline tööriist muretsegi endale. Sellega on hea, kus sa lähed? Siis hea terav vaibanuga on ka kõri lõikamiseks. Nüüd hakkab sööma. No. Nii et need, kes tahavad hommikul vara tulla, need tulge hommikul vara. Aga meie magame lõunani. Ja siis tuleme, püüame ikka seda siida. Hops. See on ilus või? Vähe parem, aga ma ei tea, kus ma toon ta. Jää peale. Mine pekk. Merikas. See on päris hea. Merikas. Oota, aga sa sinna ei saa minna, seal on vahekohti. Kurat, ma arvan, see jääkamaka pealt võib sul vähe jamaks. Läks ära ju. Läkski ära ju. Lähkisid ära või? Lähkisid ära jälle. Aga see oli ilus juba. See oli päris ilus, jah. No viska sisse, ära leelota rohkem. See on parvekala ju. Oleks nüüd värskeid ussi. Oleks nüüd värskeid ussi. See oli valus, see oli löök allapoole veed. Sai siin. Ühesõnaga, tulge hommikul, siis jäävad kalad otsa ka. See välimine oli. Vaikus reis. Ei no, oli kindlasti lõina. Äkki ujus vastu juba. Millisel? No see on täitsa lõdva vaata. See on lõdva ju. See pole minu omagi. See on Eiki oma või? Sinu oma ju. No see, ma arvan, seda tõmbas, aga see on täiesti lõdva vaata. Ta ujus vastu kindlasti. Mina pean seda sisse mõnda Mihkel on taha. See pole kiir. Taavi pani seda sisse. Ei või? Ei, mina siia vist. Või jäi ta lihtsalt kinni kuhugi või? Äkki peaks ussi sättima. Mina viskasin sinu hange sisse vist. Okay. Kohe võttis või? Selle otsas oli hoopis või? Nii väike vist, et see... On jah väike, aga ära nüüd aagi, lihtsalt keri. Elukas või? Jälle läks ära. Käristab sidurit. Seda ma ära ei lase, see oleks 3. ära minek. Nii viis. Ma filmin, kuidas Our Fishing Tripsi videot filmitakse. This is how it's made. Ilus jah. Merikas raisk. Ei ole lihtsalt. Ei, merikas. Lihtsalt. Ui, blööd. See on kuule mingi 800 grammi juba raisk. See on hea. Kurat, pane jala kõrvale. Oot, ma mõtlesin, et ma oled jalaga. Oota, panen jalaga. Ei tea, see on ikka kahtlane vend.
Kaameravari ilus vaada. Vaata. Nonii. Vajatin seda kuidagi irrotajad ka või? Jaa, see on, ma ei tea, kus kohas. See on äge vorst. See on äge vorst, noh. Aga ta ei ole nii paks, vaata, nagu seal on. Vaata, mul on siuke kõhna piklik. Mäletad ka, kus sa panid selle või? Sinna sinu kotti tagasi minust või? Nii, nüüd on jälle pikka aega pausi ja mida kalamees teeb, kui kala ei söö, kui ta ootab? Taavi valvab lõket, jälgib õngesid, jälgib paati, et keegi paati ära ei. Aga Mihkel, mis Mihkel teeb? Mihkel vaatab, kuidas Ott Tänak sõidab rallit. Kuidas Otil läheb? Otil läheb hästi, teine koht hetkel. Ilmselt nii jääb, kui auto vastu peab. Palju ajalised vahed on? Midagi ikka on, minutilised vahed on. Aga noh, see käib selle ralli juurde. Mida? Korra kilistas, aga... 2 korda on kilistanud tegelikult. Liiga vara ei taha sekkuda, sest muidu Eiki hakkab jälle naerma ja puid panema. Vaikselt läheb pingule. Läheb või? Vahepeal. Ma katsun seda. Kas ma tunnen kala südamelööke? Kas see on nüüd see koht, kus ühes otsas on ussike ja teises otsas on lollike või? Jah. Siin otsas on ussike. Ei no, hetkel ei ole. Võib-olla Merikas läks mööda ja külje uimega tõmbas vastu vaata siis. Seda võib ka juhtuda. Tihti. Meil veel eriti. Meil on iga teine kala Merikas. Jah, need, mis ära on läinud, need olid mul kõik Merikad. Ja no, tuleme selle juurde tagasi, siis kui aeg üle jääb praegu rallil praegu põnev hetk, et... Nii, mul on siin mingi nosimine. Ja kui ma selle välja võtan, ma midagi ei saa, siis Mihkel hakkab mind norima. Mõtlen, kas ma tahan seda välja võtta või ei taha. Võta muidugi. Ei ole. Ei ole. Vähksid ära või? No ma andsin teile võimalus. Liiga vara ei ole mõtet raps. Ma arvan, et see on Merikas jälle. See kerisid praegu. Eiki on maru kärsitud. Kalamehel peab ikka kannatust olema, ega ilma asjata ei öelda, et kalamehe kannatus. Kannatus. Mida sul ei ole? Mul on. Kannatus või? Jah, kannatus. Mul on ikka jõhkralt. Ei ole kanda, noh. Kanda ei ole. Kannatust on mul ikka jõhkralt. Nüüd hakkab hooaeg pihta ja augi hooaeg, et siis on kõva kannatus, õhtuks on selg kange. Seoses hooaja algusega, siis ma tuletan teile meelde, need, kes Soomes püüavad, siis tehke oma luba ära, 47 eurot aasta, võite püüda öödepäevad. See on ainult 47 euri. Et see risk, mida te võtate sellega, et ei tee seda luba, see on mõttetult suur. Jah, on ja, Heiki? Luba tehtud? Muidugi. Täna tegin. Like. 47 eurot. Räägime siis natuke varustusest ka. Ma ostsin endale kunagi spetsiaalselt siia püügiks. Ostsin sellise Taiva komplekti. Selline värk. Ma ei mäleta, maksis äkki mingi 35 euri või? 15. Oli või?
ei olnud, mingi 20-30 euro kanti oli minu arust. Ja siin oli isegi tamiil peal, nii et ühesõnaga see oli põhimõtteliselt püügi valmis. Ise tegin siis nii palju juurde, et libisev tina. Ja siis panin pärli vahele, et see tina ei lõhuks siis seda sõlme siin ära. Ehk siis nii. Ja siin on pöörel ja lukk vahel, et ma saan vahetada seda lipsu ja vahest on see, et lips jääb kivide vahele kinni, konks jääb põhja, noh siis vahetada siis lipsu ära, et hea mugav. Ja lips on, hetkel on 60 senti ja pika jalaga konks. Siin on muidugi räme porno. Meil normaalseid usse pole, siis muidu tegelikult peaks olema kuidagi nii, et see konksu teravik võib olla väljas ja siis uss on siis selle jala peal niimoodi pikalt. Ja siis kui see kala tuleb, siis ta niimoodi tõmbab sisse endale selle ja siis kalamees haagib ja siis saab selle 2 kilose siia kätte. Selline värk. No siuke olukord, et Mihkel tahab kiusata mind. Ta väidab, et mul on kala otsas. Mina väidan, et ei ole. Vaatame, kummal on õigus. Vaatame proovin kohe. Hakkad ümber mõtlema või? On muidugi. Mihkel ütleb, et on kala otsas. Laine käes. Ja ma ei tundnud küll kala tegelikult. Ei tundnud. Kuradi emme. Aga sa võid ära võtta oma selle riba sealt, jah? Ei ole midagi. Jaa. Mina võitsin. Mihkel ei tea kalastust midagi. No vahepeal peabki liigutama, muidu see ussike vajub sinna põhja sisse. Ma mõtlesin, tahad ütelda, et muidu see ussike sureb ära. No nii, on aeg see päev kokku võtta ja teha video lõpu viimane osa ära ja siis hakata koristama siin, lõket eemaldada ja prügi ära viia ja taastada algne olukord. Jah, ma teen selle siis kiirelt ja valutult ära, et mina sain täna 2 kala, need kõige suuremad. Siis Heiki sai 1 väikse ja siis Taavi oli siis kaameraga nii ametis, et temal jäi täna 0. Aga üldiselt kokkuvõttes ma ütleks, et super päev. Et ilm soosis, see vetejumal soosis ja no üleüldse sellise puusalt tuleku pealt nagu päris hea tulemus, sest eile õhtul Heiki helistas mulle mingi kell 6, et mis kell homme? Kuhu? No siiga püüdma. Mis siiga püüdma? Tuleb juba või? Muidugi tuleb. No ma ei tea, lähme siis mingi 6. Ja selles suhtes mul enda paat on ju laiali ja siis ma mõtlesin, Mihkel nagunii ei tule, Taavi nagunii ei tule. Vaata, siis mõlemad ütlesid, okei, lähme, siis ma olin nagu okei, ma kutsusin kalale, aga mul pole paati. Ja siis hakkas paadi otsimine pihta ja siis polnud paadi võtmeid ja asju ja ühesõnaga sain laenuks ükse paadi, mis viimati sügisel käis veeses ja seda pole testitud, kas läheb käima või mitte, aga aku oli juba sükene poolpidune, et hommikul just läks käima. Ühesõnaga, arvestades seda kõike, palju meil tegelikult oli takistusi ja asju, siis meil läks täna päris hästi. Igatahes, ma tuletan sulle meelde veel, mis sa selle Heiki suurima faili, mis ilmselt see aasta on siuke läbiv teema, et kui ikka usse lähed ostma Heiki, siis tee see karp korra lahti, vaata sisse, sest kui on siuke mäda, siis see on endale ka õpetuseks, et mul isiklikult ei ole kunagi sellist probleemi ussidega olnud, et nendega mingi teema on ja seekord ka poest tagant laost toodi ja anti ja kätte ja ma mõtlesin, et nendega on kõik korras. Ja eksisin. Aga kontrolli. Nüüd ma olen targem. Jep. Meie oleme ka ilmselt teie silmis tagasi veidi kiiremini, kui oli nüüd viimane video vahe,
et siin vahelduva eduga hakkab videosid tulema, nagu ikka, kolmapäeval kell 12. Kui on video, siis on. Kui ei ole videot, siis ei ole. Ja kas meil järgmine on siiapüük või augipüük? No seda näitab juba aeg, sest siin ei tea, mis elu ette toob. Ühte asja ma võin küll öelda, tiisida vähe. Me läheme välismaale kalale Heikiga. Mitte Eestisse. Ja mitte Eestisse, mitte Soome. Kuhu täpsemalt, siis te võite pakkuda siia alla kommentaarides, et mis te arvate, kuhu me lähme püüdma. Mitte väga klassikalist püüki, ütleme, et meie puhul aastas võib-olla paari aasta peale ühe korra me käime seda püüdmas. Nii et... Ühesõnaga, pange kommentaari, kuhu välisriiki me lähme ja mis kala me püüdma lähme. Ja kas, no ma ei hakka rohkem, et kas see on nagu paadist või rannalt või... Ei, sellest piisab. Sellest piisab. Muidu hakkab liiga palju vihjeid, siis meie vaatajad on nii targad, et teavad nagu nii. Jah. Aga olge terved, tugevad ja nautige kevadet, minge kalale ja püsige lainel. Aga egas midagi, kui võtta kilekott, pane kalad kilekotti, ridoad välja ja siis hakkame koristama. Suure uidu ootame. Rahulikult tuleb kraapida. Et pidage meeles, et kraapige rahulikult, muidu põletate näpud ära. 3, 2 ja... Pikk ootus on läbi saanud, kallid vaatajad. Our fishing trips on tagasi. Teeme uuesti. Fissi. Ma arvan, et saaks edasi rääkinud, aga mina hakkasin naerma.